Kooskäimine on veteranide jaoks võimalus rääkida nendega, kes mõistavad. Ja tihti ei ole rääkida vajagi, sest mõistetakse ka sõnadeta. Ühine kogemus on mehed kokku liitnud ja koos tegemised on kõrges hinnas. 9 aastat tagasi mõlemad jalad sõjakoldesse jätnud Janno Lepik on tänaseks käsi-jalgratturina maailma esikümnes. Kuid veteranide laagreid ei taha temagi vaatamata tihedale treeninggraafikule vahele jätta. Me käime koos põhimõtteliselt 2-3 korda aastas, kui toimuvad vigastatud veteranide treeninglaager nagu. Et siis tuleb kõik kokku, igaüks teeb oma sporti, kes sõidab ratas, kes mängib palli, kes käib jõusaalis. Et see on meie põhiline kokkusaamiskoht. Need kokkusaamised on meil suht tähtsad, et siis me näeme, kellel on kuidas läinud, saame rääkida asjadest, kui on mingid probleemid tekkinud. Mina arvan, et need üritused on väga kasulikud meile. Agor Ketermann pidi peale Iraagi missioonil raskesti haavata saamist uuesti nii käima kui ka rääkima õppima. Tema on samuti üks neist, kes ei jäta ühtegi kooskäimist vahele. Ma arvan, et ma on sellega seotud on nagu taastumega 15 aastat olnud see, et ma nagu näen ka teisi ja siis see annab nagu inimese endale nagu saad kuulda ja saad teha trenni, saad tunda ennast paremini. Sel aastal on lisaks võimalusele sporti teha üks teraapia veel. Missioonikogemusega Karl-Erik Talvet tahab oma paranemislugu ka teistega jagada, sest ehk on kellelgi just sellisest lähenemisest kasu. Aastal 2019 käisin ma Eesti Kaitseväega sõjalisel missioonil Mali Vabariigis aprillist augustini ning ma täitsin seal prantsuse keele tõlgi kohustusi. Minu töökohustuste hulka kuulus ka samades tingimustes töö tegemine nagu teised kaitseväelased seal, ehk siis seal hulgas patrullis käimine ja postil käimine. 2019. aasta juuli lõpus, ligi kuu aega enne koju tulekut, tabas meie üksust autopommirünnak. Olugi, et meie see eluala oli sellest pääsast mingi 500 meetri kaugusel, see lööklaine oli nii tugev, et esimene mõte oli see, et meie pihta on sellist kaudtuld avatud miinipüldujast või suurtükist. Kunstiakadeemias maalikunsti õppinud Karl-Erik otsustas juba missioonile minnes, et soovib nähtu ja kogetu ka oma joonistustele ja maalidele jäädvustada. Nii kandis ta kaose, mis plahvatuse hetkel tema ümber toimus, oma lõuendile. Täpselt nii, napis vaba aja riietuses, kujutas ta ennast maalil tõetruult varjendi poole tormamas. Peale kojutulekut Aafrikast ma mitu päeva kodus lihtsalt tegelesin peamiselt kunstniga, et oli vaja seda missiooni, eriti seda plahvatuse järgset stressi endas kuidagi välja valada. Kuna see üks maal, mis ma tegin peale koju jõudmist, oli üks minu isiklik teraapia selle stressi välja valamiseks, tekkis mul tasapisi mõte, et äkki peaks hakkama ka üldse kaitseväes laiemalt selle asjaga ametlikumalt tegelema. Loomulikult ma ei saa öelda, et minu see trauma, mis ma selles sündmuses sain, oleks võrreldav sellega, mis oli nende teiste rühmakaaslastega, kes seal plahvatuse keskel viibisid ja imekombel keegi meie poole surma ei saanud. Aga siiski ma sain omast kogemusest mingi teatud ettekujutuse sellest, et kui raske võib-olla inimestel pärast sellistest sündmustest rääkida just ülejäänud inimesed ühiskonnas, kes ei ole selle teemaga kokku puutunud, ei pruugi seda asja mõistagi. Küll aga tean omast kogemusest,
et see, mida inimene ei suuda väljendada sõnadega, võib tal palju paremini tulla välja just loovtegevuse kaudu. Minu arust tuleks anda nagu vigastatud võimalikult palju teraapiaid. Siis nad saavad ise omal valida, mis neil sobib, mis ei sobi. Kunstiteraapia, kui kellelegi siit jäi nagu see hakkas meeldima, siis loomulikult see on hea, et leidis omal uue väljundi. Aga kõikidele need teraapiad ei sobi. Tavaliselt me räägime omavahel asjad selgeks ja siis see on nagu, minu arust on see kõige parem, kui sa omavahel räägid oma teiste võitluskaaslastega. Ma olen käinud ühe korra maailmas kunstiteraapias ja teinud pilte ja rääkinud, kuidas ja nagu enda tunnetest rääkinud. See oli väga positiivne kogemus.